Kallid mõttekaaslased, sõbrad, Eesti patrioodid, just praegu kuulsite ja oma rahvaga mul meeldib olla koos. Tänasel päeval on palju räägitud sellisest asjast nagu Isamaa. On räägitud sellest, et meil on riik. Aga väga vähe on räägitud sellest, et meil on rahvas, kes on selle riigi kandja, kes on selle riigi olnud juba enne, kui oli see riik, kes oli siin juba siis, kui jää taandus ja kütid-korilased tulid lõunast, et neid uusi vabanenud alasid asustada ja kasutusele võtta. Ja meil ei ole täna räägitud emakeelest. Ja mis on eestluse vundament? Mis on meie selgroog? Mis on meie olemise mõte? Mis on meie identiteet? See on meie emakeel. Ja see emakeel läheb otsapidi tagasi juba jääaja lõppu. Me teame vähe, missugused sõnad on tänasel päeval jõudnud meieni, aga mõningaid me teame. Me teame meri, me teame ahven, me teame haug, me teame veel teisi merelisi sõnu, mis sellest tuhandete aastate tagusest perioodist on jõudnud meieni ja mida me tänasel päeval ikka veel kasutame. Aga me teame ka veel muid sõnu. Me teame käsi, me teame suu, me teame keel. Ja vaat see keel ongi see, mis on meid kandnud läbi aastatuhandete, isegi selle ajani, kui polnud veel sellist sõna nagu Eesti. Millal tuli Eesti? Siis, kui Rooma ajaloolane Tacitus kirjutas siinsete rahvaste kohta, et need on Eestid. Mis see tähendas? See tähendas ilmselt merest ida pool olevaid rahvaid. Me oleme see merest ida pool olev rahvas. Ja ma küsin nüüd, meil on täna jällegi räägitud vabadussõjast, ohvrimeelsusest, meie kangelastest. Ja see ausammas on ju siin selleks, selle meenutuseks. Aga meil ei räägita tänasel päeval praktiliselt sellest, kes on meie emakeele kandja ja andja. Kes on tegelikult eestlust kandnud palju võimsamalt, palju püsivamalt, palju kontsentreeritumalt kui need kangelased, kes on võidelnud Eesti eest. Need on meie emad. Need on need lõpmatu jada emasid, kes lähevad jääajani välja. Eesti eest, eesti keele eest, eesti rahva enesetunnetuse eest oleme me kõigepealt tänuvõlgu oma emadele, esiemadele, meie naistele. Seda on alahinnatud läbi aegade ja seda ei tohi alahinnata, eriti kui me mõtleme selle peale, et tänasel päeval, nagu ütles ka Martin, on meie ees kõige valusam küsimus. Mitte riigi kestmine, vaid rahvuse kestmine. Sest rahvana olime me olemas ka enne riiki. Rahvad võivad alati luua riike, kui neil on selleks jõudu ja kui on sellised ajaloolised tingimused. Aga ilma rahvata on riik lihtsalt mingisugune termin, geograafiline või poliitiline mõiste. Ma küsin teie käest, mis riik on tänasel päeval Egiptus? See ei ole see Egiptus, kus olid vaaraod, kes ehitasid püramiide. See on teine Egiptus, kus on araablased. Ja meie peame endalt küsima, kas me teeme kõik ühiseid jõupingutusi, et ühel päeval ei oleks siin inimesed, kelle jaoks Eesti on kusagilt ajaloo hämarusest päritud sõna, mis tähendab ainult teatud territooriumi, aga millel pole tegelikult enam sidet selle rahvaga ja selle keelega, kes on sellele maale selle nime, identiteedi ja püsimise andnud. Ja siin kutsun ma teid kõiki üles, sõbrad. Me läheme mööda Eestit laiali, me läheme kodudesse. Mõtleme selle üle. Meie ühine suur ülesanne ja võitlus on, et Eesti kestaks rahvana, keelena
ja siis ka loomulikult riigina. See on meie ühine võitlus. Tihtipeale inimesed ütlevad, kui nad on masendunud järjekordsetest majanduslikest ja muudest tagasilöökidest, aga mida mina teha saan? Ma ei saa midagi teha. Me kõik saame teha. Me kõik saame teha meeles, et meil oleks kogu aeg südamel Eesti. Ja me kõik saame teha seda, et Eesti jätkuks läbi laste, lastelaste ja läbi laste ja lastelaste meelsuse. See on see, mida me kõik teha saame. Me ei saa öelda mitte kunagi, et meist ei sõltu midagi ja me ei saa teha midagi. Rahvas oma tahtega, oma ühismeelega võib teha kõike. Ja ma lõpetan Hando Runneliga. See on küll pikem luuletus, aga ma võtan sealt ainult need esimesed värsiread. Ilus on ikkagi Isamaa pale, kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Pühime siis üheskoos kõik, mis on vale ja üheskoos seisame selle eest, et Eesti kestaks. Elagu Eesti!